see elu virvarr, et ta nagu nii mitmekesine, nii suur, et ajud lihtsalt plahvatavad. No kui sa hakkad natukenegi vaatama, igat liivatera kasvõi. Iga liivatera on eraldi, nagu kui sa vaat luubi all, siis ükski liivatera ei kordu ja on nagu imeline selline, värviline. Ja kogu selle mitmekesisuse ja meie tähtsate toimetuste ja elude ja kehade, universumite, Jumala kehastuste, pooljumalate, kõikide elusolendite, loomad, putukad, taimed, linnud, kalad ja nii edasi, eks ju. Energiate maailm, elementide maailm. See on kõik nagu kirjas niimoodi, robustselt, ega seal nagu peensus ja siis nagu katus sõidab kohe, aga üldjoones, et kuidas see loodus toimib, pühakirjades on kirjas vedades, teaduslikult üsna, eks ju. Ja kogu selle asja, sinu olemuse, sinu kehade, sinu emotsioonide ja kõrgete elusolendite, kelle teadus on kõrgemal ja algne, eks ju, allikas, et selle, mis on selle nagu kogu selle liiku panev jõud, selle tuum, selle mõte ja mis paneb selle asja toimima. Et öeldakse nagu keha ka, et kui hing läheb välja kehast, siis sama keha, kõik ütlevad, koristage see õudus ära, siit see laip, eks, et kuskil ka naine helistas, et mul mees suri ära, et seal öeldi, et ma ei tea, kas surnukuurist, et et tõstke ta sinna, ei, ma ei saa puutuda. Oma mees, kellega eluaeg elanud, hing oli väljast ja naisel lõudus kuugis kohe, eks, hing oli väljas. Sama keha ju, bioloogiliselt, füsioloogiliselt. Et see hing ja kui veel sügaval minna, siis tähtis on see emotsioon, see tunne. Kõik ülejäänud kihid, kui ära võtta, see on tunne. Ega meil ei ole kellegile midagi anda. Sest kõik on näiteks ajutine, me saame anda ainult selle teaduse, armastusliku, sellise sügava hea tunde. Et me vaatame, mõtleme kellegi, suhtleme kellegiga, tegutseme, kui seda nagu ajab, või kui see on kõik spontaanne, selline hea tunne on seal taga, armastuslik, siis me oleme täiuse saavutanud, siis me oleme nagu vabad. Aga selle maailma ülesanne on me tupikusse viia siis läbi nende atribuutikate, eks ju, mis on toredad, aga nad nagu tõmbavad tähelepanu ära, eks ju. Kui sa mingit asja teed, siis tekib kohe mingi kaua, siis tekib samskara, luup, eks ju, harjumus. Seepärast ei teagi nagu, miks mingid asjad, mingid mõtted. Aga kui sa suudad jõuda hingeni, hinges tervitab meid siis see tunne, see meeleolu, see armastuslik teadvus kõige vastu. See põhimootor, mis annab siis seda ekstaasi ja anandat, õndsust, seda head tunnet. Ja nii lihtne see ongi nagu. Võime seda ju karneerida pühakirjadega, templitega, filosoofiaga, askeesidega, rituaalidega, sümbolitega. Seda karneeritakse taga ikkagi, kogu aeg Jumal tuletab meelde pühakirjast ja pühakad kohad. Ära nüüd isegi religioonse asjadega võid seda, et viib sind ära nagu nendesse tegevustesse, eks ju. Kogu aeg nagu tšekid nagu, et mis tundega sa teed, mis tundega sa kellegist mõtled. Kui sa oma sisemaailmas kingitakse see hetk, kus sa suudad ennast kõrvalt vaadata, siis juuksed tõused püsti, sest väga suur aja me elus mõtleme elusolendites, kas väikse solvumise varjunduga, väikse kriitika varjunduga, väikse üleoleku varjunduga, väikse sellise häirituse varjunduga. Ja kas oleme meie, see on meie teadus, see on meie energeetika. Kuni füüsilise, molekulaar, bioloogilise, kvantfüüsilise raku tasemele, kes reageerivad iga meie tundevarjundile, eks ju. Isegi iga organi töö, eks ju, pühakirjades, vastab mingile iseloomu omadusele, et keha on nagu hästi karm, et kehaga nagu sa ei saa nagu, fikseerib kõik ära nagu, ta on nagu lakmuspaber nagu. Iga sinu meeleolu ja vastavalt sellele siis hakkab siis kõik sul, kas adrenaliini momendid seal või mis seal kõik need ained, eks uuritakse, ajutöö, eks ju. Nii kuhu sa suunad oma mõtte, mõistuse tegevuse, eks ju, valesse kohta, vales emotsioonis, nii hakkab see kohe tootma sulle, eks ju, kehas teatud intoksilise ained, eks ju. Et lihtsalt isegi, kui sa oled viimane natsissist, nagu me kõik oleme, väiksed jumalad mängida, kui sa tahad, et sul hea tervis on, hea tunne, siis peab saama kuni südame põhjal hästi heaks inimeseks. Et see hea emotsioon,
see ongi nagu vaimne praktika, sa pead kogu aeg nagu jälle viib ära, jälle toob tagasi, jälle soovid head, nii kaua kui neutraalsest läheb ikka emotsionaalsesse, et muidu vaim on neutraalne. Ei, sul on vaja kõigi suhtes tunda seda nagu head armastuslikku tunnet, emotsiooni ja mitte vaja, aga sa enne maha ei rahune, sa ei saa nagu elada tegelikult sügavalt lõpuni ja hing ei saa nagu rahu. Sellised lihtsalt IT-tõed, eks endale räägime.